Tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes on reisinud läbi kogu maailma ja kogunud lugusid. Täna räägin sulle loo noorest hirvest, kes õppis, mida tõeline tugevus tegelikult tähendab. Hendrik oli noor hirv, kellel olid just hakanud kasvama sarved. Ta oli oma vanustest suurem ja tugevam. Teised noored loomad vaatasid teda imetlusega. Hendrik on nii tugev, ütlesid nad. Vaata, kui suured sarved. Ja Hendrik oli uhke. Ta arvas, et tugevus tähendab suurust, et tugevus tähendab võimu, et kõige tugevam on see, kes võidab. Ühel päeval tuli metsalagendikule uus loom, noor põder nimega Priit. Ta oli sama vana kui Hendrik, aga väiksem. Tere, ütles Priit sõbralikult. Kas ma võin teiega mängida? Hendrik vaatas talle ülevalt alla. Meie mängime ainult tugevate loomadega. Teised naersid. Priit läks kurvalt minema. Järgmisel päeval oli metsas jooksuvõistlus. Kõik noored loomad osalesid. Hendrik oli kindel, et tema võidab. Ta oli ju kõige tugevam. Aga Priit oli kiire, väga kiire. Ja Priit võitis. Hendrik oli vihane. Tema, kõige tugevam, kaotas väikesele põdrale. See ei loe, ütles Hendrik vihaselt. Jooksmine pole päris tugevus. Päris tugevus on see. Ta tõstis oma sarved ja astus Priidu poole ähvardavalt. Priit taganes hirmunult. Hendrik, hüüdis keegi. See oli vana hirm Harri, metsatargim loom. Tule siia. Hendrik läks vastumeelselt vana hirve juurde. Istu, ütles Harri. Hendrik istus. Ma nägin, mida sa tegid, ütles Harri. Sa tahtsid Priitu hirmutada, võib-olla isegi lüüa. Ta teeb mind vihaseks, pomises Hendrik. Miks? Sest tema võitis ja mina olen tugevam. Harri vaatas teda pikalt. Hendrik, ma küsin sinult midagi. Kas löömine oleks teinud sind võitjaks? Hendrik mõtles. Ei, aga see oleks näidanud, et ma olen tugevam. Kas see oleks tõesti nii? Harri raputas pead. Ma ütlen sulle midagi, mille ma õppisin paljude aastate jooksul. Igaüks suudab lüüa, kui ta on vihane. Selleks ei pea olema tugev. Selleks peab olema lihtsalt kontrollimatu. Kontrollimatu? Jah, aga tead, mis on tõesti raske, mis nõuab tõelist tugevust? Hendrik raputas pead. Mitte lüüa, kui sa tahad lüüa, vaid rahulikuks jääda, kui sa oled vihane. Enda üle võitu saavutada. See on tõeline tugevus. Hendrik istus vaikselt. Ta mõtles sellele. Aga kui keegi teeb mulle liiga, küsis ta. Siis räägi täiskasvanule. Lahku olukorrast. Kaitse ennast, kui peab. Aga ära kunagi löö sellepärast, et sa oled vihane või et su uhkus sai haiget. Miks mitte? Harri vaatas teda tõsiselt. Sest löömine ei lahenda kunagi probleemi. See loob ainult uusi probleeme. Ja see, keda sa lööd, mäletab seda kaua. Võib-olla igavesti. Kas sa tahad, et Priit mäletaks sind kui kedagi, kes talle haiget tegi? Hendrik vaatas Priidu poole. Väike põder mängis teistega, aga hoidis Hendrikust eemale. Ta kartis teda. Hendrik tundis äkki häbi, mitte viha. Häbi. Ei, ütles ta vaikselt. Ma ei taha. Hendrik tõusis ja läks Priidu juurde. Priit taganes. Ma ei tee sulle haiget, ütles Hendrik. Mul on kahju. See, kuidas ma käitusin, oli vale. Priit vaatas teda kahtlustavalt.
Sa võitsid ausalt, jätkas Hendrik. Sa oled kiire, see on sinu tugevus. Ma olin lihtsalt kade ja vihane, aga see polnud sinu süü. Priit oli vait. Siis ta ütles. Ma arvasin, et sa tahad mind lüüa. Ma tahtsin, tunnistas Hendrik, aga ma sain aru, et see poleks olnud tugev. See oleks olnud nõrk. Priit mõtles selle üle. Mu isa ütleb sama asja, et tõeliselt tugev on see, kes suudab oma viha kontrollida. Su isal on õigus. Nad seisid hetke vaikselt. Siis Priit küsis. Kas sa tahad homme koos jooksuvõistluseks harjutada? Ma võin sulle näidata mõnda nippi. Hendrik naeratas. Esimest korda sel päeval. Jah, ma tahaksin seda. Sellest päevast peale mäletas Hendrik vana Harri sõnu. Kui viha tuli, siis ta peatus. Ta hingas, ta mõtles. Mõnikord tahtis ta ikka lüüa. See tunne ei kadunud kohe, aga ta ei löönud. Ja iga kord, kui ta suutis ennast kontrollida, tundis ta midagi. Uhkust. Mitte seda uhkust, mis tuleb teiste hirmutamisest, vaid seda, mis tuleb iseenda võitmisest. Ja see on tõeline tugevus. Nii et kui sina, väike sõber, tunned viha ja tahad kedagi lüüa, peatu, hinga, mõtle, sest igaüks suudab lüüa, aga mitte igaüks ei suuda mitte lüüa. Need, kes suudavad, need on tõeliselt tugevad. Head ööd, väike sõber. Sinu palingu.